õige. Täna on tõesti A-galerii 15. sünnipäev. Ja kaamera taga olen mina, Tõnu Aru. Kahjuks jään ise nähtamatuks, nagu alati varemgi. Küsin nüüd Anult, mida oleks siin majas uut vaja? Seda oleks vaja võib-olla isegi loominguliselt töödega, et mulle tundub viimasel ajal, et kunstnikud on nagu just seesama asi, et meil on ilus galerii ja kõik toimib hästi, kõik on sõbralik ja lahke, aga et oleks vaja sellist värsket energiat, et noored on ka kuidagi laiali jooksnud natukene. Osad toovad meile töid, aga tahaks, et oleks nagu sellised lennukid ideid. Aeg-ajalt mõni kunstnik tuleb välja mõne toreda ideega, aga et seda on natuke liiga vähe. Võiks olla rohkem. Et nüüd tahtsime sünnipäevaks teha akendele selle rahvusliku ehtenäituse. Oleksime saanud pressiesindajad kutsuda ja et mitte ainult enda tordisöömist filmima. Oleks olnud natuke mingi muu elamus veel lisaks. Aga kahjuks ei jõudnud me nii ruttu valmis seda ideed, nii et see meie järjekordne näitus tuleb 1. juunil lastekaitsepäevaks. Tuleb akendele. Selline huvitav idee on juba valmis, selline rahvuslik riideriba, mis on siis kaunistatud uute ja vanade ehetega. Et meil on seal toredaid vanu sõlgi, kaasa arvatud Tiiu, üks sõlg on siia sattunud. Ja ka palju uusi asju. Et see ongi, et nagu kuidas see ehe nagu praeguses situatsioonis siis töötab. Et see vana ja ehe ja rahvuslik, aga et kuidas teda nagu tänapäeva noorteni tuua ja kuidas tänapäeva noored seda ehet näevad. Et see oleks tore. Tagasi nagu vaadates sellele ajale, et väga palju on muutunud, väga palju. Et väikses galeriis tundus, et kui tuli 15 inimest tuli näituse avamisele, siis oli galerii rahvast täis. Väike kringel oli, natukene küünlaid ja tundus, et melu oli nii palju. Selles galeriis on nii, et siia mahub 50 inimest. Et Arseenile ka selline üllatus teha, et 90. juubelit ei pea meist igaüks. Et see on nagu ka väga tähtis sündmus elus. Et siis võib-olla nendest muuseumi ehetest ja kindlasti on tal kodus ka midagi toredat, mida võiks siis näidata veel kõigile juubeliks. Mul ema on lapsega väljakul ootavad ja mina võib-olla pärast on hiljem. No, mingi... Ma arvan, et meil läheb siin päris mitu tundi aega. Arvata või see, jaa. Aga et hästi arvas. Mul on just hea meel, et te tulite juba nii varud. Ilusad. Ja aitäh teile. Nägemist. Mina ei ole nõu ilmitaks iga. Näed, see on ametlik film. Siin ei ole iga veida näha. Ma mõtlen, ma äkki olen kõige esimene. Kes on see pirasünnitega laps? Kes võtab vastu? Okei. Ma ise oma peedrast, oma väikeste näpukestega. Nii et palju õnne. Aitäh. Ilusad üksed värsked.
tere, rõõm sind näha. Rõõm näha. Aitäh. Tegidki ära. Vaid see võtis ära. Nii kobe. Palun, ma annan sõnajärje kohe edasi. Mul on hea meel teid kõiki tervitada, muinsustervitus, aga muidugi eelkõige seoses sellega, et täna on meil Tallinna päev ja ma meenutan veel nendele, kes võib-olla ei ole enda jaoks mõtestanud, mis päev see niisugune on, mõned Savisaar korraldab mingit jama. Vaadake, see asjaolu, et 15. mail 1248 Taani kuningas Eestimaa hertsog Erik Blofpennik kinnitas Tallinna kodanikele needsamad õigused Lübecki linnaõiguse alusel, mis olid antud juba tema õndsa isa Valdemar II või võitja poolt, see oli tolleaegses Euroopas sama tähendusega nagu mitte väga ammu Eesti saamine Euroopa Liidu liikmeks. Eks ta ikka tore on ju iga 5 aasta tagant koguneda kaastöölistel ja kolleegidel ja vaadata üksteisele otsa ja pidada plaane edaspidiseks ja tuletada meelde koos läbi elatud huvitavaid seiku ja läbi tehtud katsumusi ja nii edasi, solidaarsus. Ma tuletan teile meelde, et meil keskajal, kui mina veel noor olin, siis oli niimoodi, et igas sunstis oli ette nähtud 4 korda aastas olid kohustuslikud joodud meil tee terviseks, millest osa võtmata jätmise pärast tuli trahvi maksta ja väga karmilt. Ja tsunfti liikmed nimetati vendadeks, tsunfti vennad ja õdedeks. Toona oli muidugi veel niimoodi, et see elu oli maskuliinsem kui praegu, tee terviseks. Ja näiteks kui mees oli kullasepp ja pidas töökoda ja kui mees ära sures, siis oli nii, et naine lesk võis 1 aasta vältel vanem selli juhtimisel töökoda edasi pidada. Siis pidi ta kas kullassepale teisele kullassepale mehele minema või töökoja maha müüma. Järgmisel hommikul pärast pidu pidi korrapidaja minema Raekotta tsunfti härra juurde ja panema talle ette nimekirja, kes oksendas, kes vandus, kes kakles, kes tutistas, kes lõi, kes ajas jooki maha. Nagu ennist asja ja siis pidi maksma trahvi ja kui trahvi ei maksnud, siis saatis kohtufoogt linnasõdurid järele, neid oli 80 meest, 20 olid surtikiväelased, see oli Läti sõjavägi, venike viidi Raekoja taha läbi lauta, peeti vee ja leiva peal nii kaua, kuni võlg oli trahv oli makstud. Nii et selles mõttes korraliku käitumise eest raad hoolitses väga. Aga loomulikult, eks kullassepad, kes kuulusid linna eliiti, olgu märgitud, et Tallinnas võis tänavatel liikudes ka veel 17. kuni Põhjasõjani võis aru saada, millisesse linnaseisusesse kuulub üks või teine mees, naine, meitsi või noormees, siis linnal oli selline ka rõivastusreglement või luksusmäärused, mille järgi linna kodanikkonnas kõige rohkem ehteid võisid kanda suurgildi vennad ja õed, kusjuures üks põhimõte tikkus olema selles suunas, et kunagi ei ole soovitav, et naisel oleks rohkem ehteid kui 10% ulatuses oma mehe kapitalist. Mina kui kunstiajaloolane võtan kiita teie eriala, teen teie sügava kummarduse ja panen nüüd oma suvergi kinni, et te saaks sama vähem oma asju ajada ja elust üksteisest rõõmu tunda.
südamest, et mul on väga hea meel, et meil on selline tore tiim. See tiim võib-olla ei kõla hästi, aga et selline suur seltskond, kes suudab omavahel hästi toimida ja me suudame pakkuda ka meie klientidele väga häid ja ilusaid töid. Ja mul on väga hea meel, et kõik toimib suurepäraselt. Ja südamele panna seda, et nüüd, kus on need ruumid on siin uued, ilusad ja võib-olla on kõik nagu rahunenud, et teie väljapanekud kappides iseloomustavad teid kõige paremini meie klientide jaoks. Et vaadake oma asjad üle ja mõelge südamega, et kas see on just see, mida te tahate, et teist teatakse. Need ehted, mis jutustavad teie eest. Et see võib-olla tundub natuke lohisev, aga et mul on hästi hea meel, et kõik on siiamaani väga hästi läinud ja ma loodan, et me jätkame sama armsalt ja kenasti. Et pikemalt ma ei räägiks millestki. Tahaks, et nüüd võiksime rahulikult pidu pidada. Aga Üllel on omalt poolt ka väikesed sõnavõtud ja ennekõike, et kuna see 15 aastat on selline ühest küljest väga lühike aeg, aga teisest küljest pikk aeg, et tahaks tänada neid, kes on selle asja alguse juures olnud. Et Liia on seal väga vaikselt silmad maas, aga et tänada kõiki neid inimesi, kes on olnud selle alguse juures, kõiki eelmisi juhatajaid, juhatust omalt poolt, tänu kellele minu töö toimib hästi. Ja tahan tänada ka müüjaid, tänu kellele ka kõik hästi toimib. Et tänan teid kõiki väga siia täna tulemast ja loodan, et ka teil on meiega hea. Ja palju õnne meie ühise pea puhul. Meenutame äkki üheskoos seda algust, sest meil on palju neid, kes on hiljem juurde tulnud ja algusest päris hästi ei tea. Et galerii sai alguse 15 aastat tagasi ja mõte oli Liia oma. Liia oli see, kes selle jutuga välja tuli, et Arsis on üks niisugune tööriistaruum ilusa aknaga ja seda oleks võimalik äkki galeriks ümber ehitada. Aga rääkige nüüd teie minuga kaasa, sest et ma ei ole kõnepidaja inimene. Et meenutame üheskoos. Liia kutsus kokku koosoleku, et siis asja arutada ja tema arvamine või tema ütlemine oli selline, see on mulle väga hästi selgelt meelde jäänud, on see, et selles galeriis me peame olema kõik võrdsed nagu saunalised. Täpselt sõna-sõnalt. See oli nii toredasti öeldud ja see on tegelikult jäänudki selle galerii mõtteks ja tegevussuunaks, et siin me tõesti tahame olla kõik võrdsed. Siia peavad saama ühineda kõik, kes teevad head tööd ja tahavad siia tulla. Meid on rohkem saanud kui need, kes alustasid, mõned on läinud juba igavikku. Aga galerii elab ja 15 aastat on täis. Nii et selle jutu järgi, tahtsin rääkida veel seda ka, üks tore asi on veel meelde jäänud, kui me hakkasime seda galeriid ehitama, siis tol ajal kogusime rasked rahad kokku, aga ehitama pidime ju ise. Et kuidas siis ikka peened daamid ja kuulsad kunstnikud viskasid kübarad nurka, ajasid dressipüksid jalga ja asusid seinu ja lagesid pahteldama. Kaie Varts oli minu meelest ületamatu. Tõeline pahteldusmeister. Mul on see ka meelde jäänud. Aga nüüd tahaks ma küll mitte rohkem pikalt juttu rääkida. 15 aastat on pikk aeg ja eks siin ole seda ja teist. Aga tahaksin tervitada selle galerii sünnipäeva puhul neid, kes on seda galerii elu edendanud ja juhina eesotsas olnud. Esimeseks osaühingu juhiks oli Ene Valter. Ene on olnud tõeline ehitaja. Siis kui galeriid on jälle ehitada vaja, siis astub Ene ette, hakkab asja juhtima. Ja siis kui on ehitatud, siis astub tagasi. Ja siis astub tagasi, just täpselt. Ja pärast Enet tuli meile Mari
Mari. nii, igaüks on galeriile andnud omalt poolt seda, mis head ja paremat pakkuda on ja kõik on olnud galeriile väga vajalikud. Kui Mari otsustas, et aitab küll, siis järgmine oli veel Liia. ja nüüd, kui siis lõpuks saime selle ehitada, siis oli jälle Ene kord ette astuda ja kas nüüd saate selline? Ei saa. ja siis oli meil juba tuli see 2 inimese süsteem mängu, et oli Ene ja Kärt Maran. Kärt ei ole meid täna oma kohalolekuga. aga au talle sellegi poolest. nii. ja nüüd siis Amu, oleme meie teineteise palju ega kõige kehvemini pole hakkama saanud. nii et nii ta on. aitäh teile. aga nüüd on küll viimane aeg peoga alustada, et juttu on. meil on täna üks jubileer. eriline päev ja täna on sünnipäev ka veel lisaks ja Mairel on sünnipäev. Maire saab 70. palju õnne. tänan. nooruslik, eks ole. mis ma tahan öelda, mul on hea meel, et ma nii meeldivas seltskonnas olen saanud nii suure juubeli ja sellised tiimid ma olen rõõmsalt 80-ndatesse. halloo! ja ma ütleksin ka paar sõna vabatahtlikult, mis on eriti tähele. ma tahaksin, kuna lugupeetud härra Kuuskemaa meile rääkis nii ilusti kaugest ajaloost, siis ma räägiksin lühidalt lähiajaloost, ja mis tähendab ka ühte niisugust asja, mis põhimõtteliselt meil galeriis ka kajastub, et kui meie Railikesega 40 aastat tagasi kunstiülikoolis õppisime, siis ühel päeval, ja Arseeni oli siis kateedri juhataja, ja ilmus seinale niisugune kuulutus, et üks Hiiumaa kalurikolhoos, ma ei mäleta selle nime, sest see Kiirovi kalurikolhoos mind segab praegu, et ma ei suuda seda meelde tuletada, igatahes Hiiumaa kalurikolhoos saatis niisuguse teate. Vajatakse metallikunstniku, kelle abikaasa oleks meister. Ja see kuulutus ju omakorda näitab seda, mis oli selleaegne mentaliteet, et see, et naine on metallikunstnik, oli täiesti omaks võetud ka rahva hulgas, et see ei olnud mitte mingisugune haruldane nähtus. Nüüd, kui me galeris vaatame, et siis ju see aeg peegeldub ka siin praegu, aga täna ma näen õnnelikult, et ajalugu on ka nii õnnelikult edasi arenenud, et on noori mehi, keda ma isegi ei tunne, ja tõenäoliselt nad on asjaosalised niimoodi, et oleme väga tänulikud selle eest, et ajalugu areneb nii õnnelikult, et meie galeri mitte ainult üksi siin, nagu me meenutasime oma remonti, et naiste õlul ei ole, vaid et siin on seltskond, kes on võimeline kõike seda asja edasi viima. Ja üks teine märkus, mis ma veel teeksin, on see, et kui me oleme küsinud teiste erialade inimestelt, näiteks maalijatelt või graafikutelt, et ma olen püüdnud küll lobitööd teha tihti ja olen ütelnud, et no vaadake, et ikkagi on raske küll, aga ikkagi on tore, et ikka tasub ära ja proovige, siis nad vastavad lihtsalt, et aga me ei saa omavahel nii palju läbi, et me niisugust asja saaksime teha. Nii et olgem ka selle eest tänulikud, et me oleme niimoodi läbi saanud, kuigi siin on neid iirlaste juhtumeid ka võib-olla olnud, või šotlaste, jah, aga ikkagi kokkuvõttes asjad on ikkagi ja lootusrikkad ja tõesti, et see, mis praegu aja kohta räägitakse,
seda meil ei maksa ka tõesti südamesse võtta, sellepärast et me ise oleme aeg ja meie teeme aja, mitte aeg ei tee meid. Nii et oleme need, kes me oleme ja Jumal õnnistab meid kõiki. Tänan!